tere! Minu nimi on Daniil ja täna vaatame teiega koos üle ühte kaamerat nimega Exir Fixed Cube. Kaamera on siis mõeldud filmimiseks siseruumides. Sellel on olemas ka infrapunandur. Need tulevad kolmes erinevas resolutsioonis 2, 4 ja 6 megapikslit. Kaameral on olemas liikumisandur, VDR ehk Wide Dynamic Range, ehk siis ta võib filmida ka vastu valgust ilusat pilti. Video tihendamise standard on siin H265, ehk siis see võimaldab ka suuremat kvaliteeti panna väiksemasse mahtu. Samuti seal kaameral on olemas ka mikrofon ja kõlar, ehk siis seda saab kasutada ka kahepoolseks suhtlemiseks, mida me hiljem ka vaatame üle. Tagant võime näha, et meil on olemas jalakinnituspesa, toitekaablipesa ning samuti ka internetipesa. Kaamera toetab samuti ka PoE funktsiooni, mis tähendab siis seda, et kui teil on switch, siis saate kasutada ainult internetijuhet selleks, et anda nii toidet kui ka internetti sellele kaamerale. Kui teil on olemas telefonis äpp, siis saate Wi-Fi'ga ühendada selle kaameraga, millega saate näiteks kasutada kahepoolset suhtlemist ja samuti salvestada siis telefoni mälusse pildid ja videod. Külje pealt näeme, et sellel kaameral on olemas mälukaardipesa. Mälukaardi siia saab panna kuni 128 gigabaiti. Samuti siin külje peal on ka reseti nupp. Nüüd vaatame teiega üle, kuidas töötab kahepoolne suhtlemine, päeval filmimine ja öösel filmimine. Selleks, et kasutada kahepoolset audiot, kasutan ma siis HiConnecti äppi. Sealt saate ilusti Wi-Fi'ga ühendada seda kaamerat. Lähen siis nüüd eemale, räägin telefonisse ja vaatame, kuidas siis see töötab. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Audio testimine. Kõik töötab. Siin on meie kaamera, filmib hetkel heas valgustuses karpi ja kohe näete siis pilti sellelt kaameralt. Praegu siis filmib aknast välja. Aknas siis paistab päike meil. Pilt on terav ja kõik värvid on väga ilusad. Väga kontrastne pilt on. Selline on siis minu töökoht. Seal seisab siis meie kaamera. Kaamerast tulev pilt on siis ka ilus, kontrastne, hele. Vaatame ka öiset režiimi. Õhtu on lõpuks käes, nüüd saabki testida ka öörežiimi ja tuli ka huvitav mõte. Filmin oma lemmiklooma selleks. Aga tänaseks ongi kõik, aitäh, et vaatasite ja järgmise korrani!